tõmbas isegi mul naha märjaks. Kõige parem ting on see, et otse tee oli 2 korda pikem kui asfalt. Ja mis nüüd plaan on? Lähme Saksamaa Veneetsiat vaatame, Bambergi linna. Okei, kõlab huvitavalt. Asjad on pakitud, lapsed tunduvad, et tõstavad siin ümber ennast, kes kus istub. Ma mingi aeg ilmselt teen ka ülevaade, kuidas me bussiga rahul oleme, mis mugavused asjad siin. Praegu siin on hullumaja, kuigi hommik on käes. Linna nimega. Saksa Veneetsias oleme, aga oot, mis see linna nimi nüüd oli? Bamberg, jah. Me jõudsime Bambergi linna. Ehk Saksa Veneetsiasse. Ehk Saksa Veneetsia. Ja me jõudsime juhuslikult seal laupäeval. See on vist meie ainus selline suurem linnapeatus Saksamaal. Ja täna peaks üks veel olema, ma jätan selle ära. Aga jaa, me jätame osad asjad täna ära, sest et no vaadake, siin on veel vähe näha, aga rahvast on nii palju, sest on laupäev. Parkimiskohta oli väga raske leida, meil läks tükk aega, aga lõpuks saime ühe parkimismaja ja nüüd lähme seiklema ja vaatama, mis meil see Saksa Veneetsia siis näitab. Siin on hästi näha, kuidas majad on ehitatud otse vette ja seepärast ongi justkui Saksamaa Veneetsia. Tervist. Miks tervist? Jõudsime siia, mis see oli? Bamberg. Bambergi linna ja võtsime esimese ampsu lõunaks. Võtsime mingi Lähis-Ida söögipaja, 6 eurtsi ja jumalast hea, kana, kaste, friikad, väga maitsev. Ja lisaks haarasime ühe salamipitsa. Nii hea. Juba otsas. Aga see linn on Saksamaal eriti tuntud oma raekoja järgi, sellepärast, et piiskop ei andnud selle ehitamise jaoks rahvale maad ning rahvas pidi olema lihtsalt nutikas ja ehitas selle vee peale. Silla peal on mingi kohalik laste laat. Pisipreili sai meil juba ühe raamatu endal 2 euro eest. Nüüd otsivad poisid endale miskit. Nii vahva. Nii, üks sai endal 7 euro eest Lego koos õpetusega kalluri. Ise kauples, sest algul oli 10, ise kauples 7 peale ja teine mees sai mingi elektroonika ehitamise asja 5-ga ja Pisipreili kauples endal 1 euro eest veel päikseprillid ka lisaks. Mänguasjapoodnikud Saksa mänguasjaturul. Hästi palju tuttavaid kaubamärke, nii koopid ja leglerid. Ja äratundmisrõõm. Ja ümberringi mingi vaatamisväärsus me pole jõudnud tänu sellele vaatamagi, sest see siin on palju ägedam. Mees läks õllepoodi. Kuna meil äi on pakkimas lapse heaks pakke, siis mõtlesime, et viime talle miskit äkki suveniiriks. Nii, mis sina ostsin? Mis ma ostsin? Tegelikult ma ostsin selle linna kõige kuulsamat jooki, ehk see on suitsune õlu, see peaks olema peekoni maitsega õlu. Üks ämmal, üks isale. Laske hea maitsta. Meil vanem härra väga oskab hinnata erinevaid ilusaid ja erilisi kive. Esimene mõte oli vaatama ainult, siis Eneli pööras ringi. Ma ikka endale tahan. Aga need mind ükski nii väga... Kas teised ei taha siis või? Me näeme õhtuni siin vist. Kivid kuidagi veidi ikkagi kutsusid. Kes usub, kes ei usu. Kivi on kivi. Kivi on kivi. Igal juhul meie kivid, üks tuli Botswanast ja teine Peruust. Ja see paar, kes seda poodi pidas, oli just värskelt oktoobris Eestis käinud. Näitasid mulle videosid ja kiitsid meie keefirit, ütlesid, et miks te seda ometigi ei turusta igale poole maailma, sellepärast et nemad reisil olles jõid seda iga päev.
ja naine oli veel jaapanlane. Nii et väga kihvt jutuajamine ja muljetamine oli. See mees rääkis, et miks meil küll ometigi tühjadel maanteedel on ainult 110 lubatud, sest ta on harjunud autobaaniga ja vajutas veidi rohkem ning sai kohe 2 sotti trahvi. Kiire snäkipeatus, jätsipaus ja huvitav on see, et siin ei müüda, vähemalt selles Aldis ei olnud ühtegi üksikut jäätist, vaid on ainult mingid megapakid, aga õnneks ühe 300 paki leidsime. Ja meil on siin nii soe ka. Palju kraade oli? 23. 23, väga mõnus. Kõik on nii roheline ja õitseb ka. Me mõtlesime, et lõikame metsa vahel. Aga noh, päris järsk. Elu on seiklus. Lätuga tulla. Suvi on ikkagi. Kuule, Preili, tee nüüd palun koostööd. Künni. Astu. Vesi lasada. Tõmbas isegi mul nahamereks. Kõige parem ting on see, et otse tee oli 2 korda pikem kui asfalt. Ja see tee jõudis siia samma. Aga muidu kilplas. Kust me just enne ära keerasime. Parajad kilplased. Ja no Pisipreili on eriti vapper, tema lihtsalt tahab kogu aeg kõndida ise. Jõhker on see, et see Preili on täna ainult mingi 10 minutit maganud. Mina ei tea, mis energia pealt ta paneb. Ta lihtsalt ei maga meil autos. Muidu magab muidugi, aga nüüd reisil ei maga. Mis sa just ütlesid? Enne seda. Sa oled kangem kui see maha. Ikka peab ise. Ise. Ülesse. Aga lõpuks ülesse. Pikavani 26 meetrit ülesse üksi, nii et tuleb maratoni jooksja. Minske pliks. Pidi alla ka minema, vaatama. Ja sealt nad tulevad. See plikan on nii kange. Tore, et lapsed ise tegutsevad, aga lihtsalt 7-8 poodi juurde. Kõige kummalisem, et siin vaatetorni kõrval on 2 mänguväljakut. Üks oli beebide oma ja üks on selline suur. Ja lisaks on veel mingi selline seiklusrada siin tehtud. Ja väga palju inimesi on ka ikkagi matkamas laupäeva pärast lõunal. Parim huumor on veel see ka, et meil on autos tegelikult Wild Ride'i kandekott täitsa kaasas. Aga miskipärast me ei ole seda siin ühelegi matkale veel kaasa võtnud. Ja see ilmselt on lihtsalt see, et Kingsepal pole kingi ja poeomanikud ise unustavad kasutada. Aga vähemalt allaminek on palju kergem. Täna sõitsime 500 kilti, kokku oleme sõit 2400. Eilsed kulud jäid ütlemata. Eilsed kulud jäid ütlemata, aga see polnud midagi. Mingi paak kütus 70 ja söögi peale 50.
ei läinud söögi peal nii palju. umbes midagi. 25 äkki. no vahet pole, tänane kokku. ja, okei, nii. täna umbes söögi peale ka 50, aga seal homsööke sees. siis ma võtsin viimase hetkeni, sest esimest korda ma vaatama hakkasin, oli siia 2 ööd läheb 4 sotti. Võtsin viimase hetkeni ja eile õhtul lükati selle lind alla, kuna klienti polnud. 110 eurot tööl, tulge vaadake kähku. nüüd ruttu kõht täis, pane meile like, et me näeksime, kui tahate videosid veel näha ja subscribe ja tšau!